8. aastat järjest tõepoolest heategevusprojekt Inglipuu toimub ja kuidas see toimub? Head abilised sotsiaaltöötajad koguvad kokku vähekindlustatud ja abi vajavate perede ja laste jõulusoovid ja need siis pannakse kirja ja iga soov eraldi saab ühe ingli ja ingel läheb siis puu külge ja head inimesed, kes siis soovivad neid kingitusi lastele teha, tõesti valivad ühe ingli ja siis poes saavad osta siis inglil märgitud tooteid ja need edastatakse nendele lastele. Sellel aastal on meil soove 1330 kogunenud, need on kõige rohkem kõikide aastate jooksul. Eelmine aasta oli 1000 ringis ja eelmise aasta puhul võib võib-olla välja tuua selle, et 800 soovi täideti ühe nädala jooksul. Et see on väga ilus tulemus ja väga meeldiv, et inimesed soovivad abistada ja teevad seda väga aktiivselt. Väga tänuväärne kampaania on Maxima kampaania, mis suudab sellel aastal aidata 1330 last, mis on kindlasti juba natukese kasvuga, see on 30 last rohkem kui eelmisel aastal ja on ka osalevate kohalike omavalitsuste arv kasvanud. Ja tore on see, et tegu on traditsioonilise üritusega, mis juba 8. korda aset leiab. Et loomulikult ei ole võimalik jõuda mitte kõikide lasteni selle kampaania raames, aga õnneks on jõulude ajal selliseid heategevaid organisatsioone, kes laste ja perede jaoks midagi ette võtavad või korraldavad ja erinevaid kampaaniaid ka teisi. Ja päris täpselt ei oska ma seda vaesust kogevate laste arvu öelda. Kindlasti on absoluutses vaesuses elavate laste arv järk-järgult vähenenud, mis on ka sellise majanduse õitsengu ja buumi ajal üpris ootuspärane ja tavapärane. Et kutsuksin üles olema valmis märkama oma lasteaia lapsekaaslasi, märkama koolikaaslasi ja vajadusel ulatama abikäe mitte ainult jõulude ajal, vaid tegema seda aastaringselt.